See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund eetris ja täna on meil saates ainult üks, aga see-eest väga põletav teema, mis on siin kogu Eesti rahvast mitu päeva juba hoidnud tugevas pinges. Selleks on automaks, sest et nüüd avalikustati eelnõu, seal on tingimused, et mille alusel siis hakkab aastast 2025 1. jaanuarist automaks kujunema. Seda siis nii registreerimismaks kui ka aastamaks. Ja kutsusime stuudiosse Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütiku Madis Aabeni, et saada paljudele küsimustele vastus, juhul kui tal need olemas on, sest asi on värske ja eelnõu tasandil võib-olla mõni asi ongi veel natukene segane. Aga... Siin tegelikult ongi see asi, et võib-olla millest nagu üldsegi peaks nagu alustama on see, et praegu on jäänud kõigile mulje, et see esmaspäeval välja kuulutatud automaks selline täpselt nüüd tulebki, et mis seisus see nagu tegelikult on? Tere päevast. No, eks see on sellises seisus nagu seal seaduseelnõus kirjas ja tõsi ta on, et avalikkus näeb seda viimast versiooni nüüd esimest korda ja kuna selle maksu arvutamine ja sellest nagu ülevaate saamine selles mõttes, et kuidas erinevad autotüübid, eri vanusega autod, eri omanikule kuuluvad autod, kas füüsilisele või juriidilisele isikule, kuidas nende maksukoormus kujuneb, selle tervikpildi ette saamine võtab natukene aega ja 3 nädalat on praegu selleks aega antud, et seda tagasisidet korjata, aga jah, nii ta on, et nüüd kõik siis loevad seda teksti ja üritavad sellest aru saada ja mingisuguse arvamuse kujundada ja ma arvan, et see natukene võtab aega, aga arutelu läheb tuliseks. Ja igal juhul lõpuks peab meil on ju Riigikogu ka enda templi peale panema. Jah, loomulikult. Ja need on nüüd valitsuskoalitsioonis siis kokku lepitud skeemid, kuidas praeguse valitsuse meeles see automaks võiks kujuneda, aga ilmselt see tagasiside siis annab ikkagi veel mingid võimalused ja põhjused vaadata uuesti nendele otsa ja võib-olla midagi siia-sinna kohendada. Ma nägin lihtsalt, et eile vist juba Eesti 200 ka natukene võbeles selle teema osas, aga mitte väga tugevalt. Seal võib-olla mõne üksiku elemendiga. Ühesõnaga, ma ei hakka siin saates praegult kõike seda ette lugema, kuidas automaks kujuneb. Sest esiteks inimese jälgimisvõime kaob ära, sest siin tingimusi on palju. Ütlen lihtsalt, et määravaks saavad heitmed, määravaks saab auto mass, auto vanus ja põhimõtteliselt need 3 asja ongi. Mina enda auto lihtsalt, et nagu tuua see mingi selline pidepunkt siia, siis minu autol Honda Accord 2015 maks oli, aastamaks siis oli 235 eurot kuus. Ühesõnaga tundub mulle väga nagu mõistlik registreerimismaksu, et kui ma täna tooksin selle kuskilt välismaalt ja teeksin esmaregistreerimise, seda ma austas ei pannud tähele või vaadanud, mis see on. Ma niikuinii ei teeks seda. See võin öelda, et jah, väga suures plaanis registreerimismaks on 10 korda suurem kui aastamaks. Aga see ei ole päris niimoodi, et eriti saastavamatel autodel see CO2 järgi maksuprogressioon on natukene jõulisem, ehk siis aastamaks on vähem kui 10 korda registreerimismaks. Jah, selles mõttes. Vähem kui 10 korda väiks. Toon kõrval näiteks, et minul on sama vana auto kui sinul, aga tunduvalt võimsam. Aga hoolimata sellest pean mina maksma 238 eurot aastas. Ehk siis täpselt sama palju kui sinu oma, aga rohkem rõõmu. Seal on kergem auto või? Vist on, jaa. Mul on 2000 täismass. Aga siin on ka see, et mul on ka endal välja arvutatud registreerimistasu ja see oleks tõepoolest, ongi 3400 eurot. Aga ma kohe küsingi siia, et kas te ise olete ka, et need kalkulaatorid ilmusid netti põhimõtteliselt loetud tundidega, mõnda proovinud. Meie ise jagasime CodeLabi oma, ma saan aru, et praeguseks on vist ka Delfi ja Postimees enda omad valmis saanud. Et kas need põhimõtteliselt on õigesti koostatud? Jah, Delfi ja Postimehega me oleme ka suhelnud ja nad on
nad on küsinud meilt nõu, see CodeLab, see paistis päris kena olevat, mina nendega suhelnud ei ole, aga tundus olevat päris ilus. Ja selle tegijat ma tean, et teile oli metsik liiklus oli peal. Nii, aga mõned, ma tea siis konkreetsed küsimused, mis minul tekkisid kohe, kui see avalikustati. Ja üks nendest on see, et miks otsustati võtta aluseks auto täismass, mitte tühimass? Jah, no ausalt meie isegi võib öelda, et minu ettepanek oli võtta tühimass ja tegelikult see progressioon, ka see tühimassi komponent algses plaanis oli niimoodi, et ta hakkab pihta varem, praegu ta hakkab pihta hiljem, ta hakkab täismassina ja selles mõttes on ta üpris nagu progresseeruv, et kui auto kaalub alla 2 tonni, et siis see täismassi komponenti ei ole, aga nagu ta kaalub juba seal ütleme 2500 kilo, nagu minu 10 aastat vana Volkswagen Charan, siis täismassi komponent on täiesti märkimisväärne. Tühimass jah, oleks võinud olla selle loogika järgi, et enamus autosid, sõiduautosid, kui me tänaval vaatame, siis seal sõidab sees üks inimene, eks ole, et see tühimass nagu tema koormust teedele iseloomustab paremini. Aga seal Transpordiameti poolt tuli selline tagasiside, et tühimass on selline näitaja, mida omanik võib põhimõtteliselt ise muuta ja siis seda kaudu oma maksukoormust nagu manipuleerida. Täismass on konkreetsemalt kirjas ja selle muutmise võimalust ei ole, nii et lihtsalt selliste manipulatsioonide vältimiseks siis läksime täismassile üle. Teine põhjus tegelikult veel, miks ma ka poolsin tühimassi, oli see, et ja üldse miks see massikomponent sisse võtta, oli see, et saaks sama maksuloogikaga hõlmata nii elektriautosid kui ka fossiilsel kütusel töötavaid autosid. Ja teadupärast elektriautod tänu oma akudele on raskemad, samas nende CO2 komponent on, kui ta on täiselektriline, siis see ongi 0. Aga see on jälle niisugune poliitilise valiku küsimus, et kui palju me üldse põhimõtteliselt tahame elektriautosid maksustada, arvestades seda, et meil on soov neid ikkagi nendele üleminekut stimuleerida. Kus kohas see elektriautode massi nullpunkt on? No, kui ta fossiilsed kütustega autodel on üle 2 tonni, siis elektriautode puhul on ta 400 kilo kõrgemal, ehk siis ka alates 2400 kilost kuni 3500 kiloni on siis maksustatud kas registreerimismaksu puhul 4 euroga ja aastamaksu puhul 0,4. Seal on pandud ka ülempiir ette, et selles mõttes, kui sul on ikkagi väga raske auto, et siis see ei lähe nagu lõputult piiri, vist 4000 eurot oli äkki tavaautodel. Just, et ainult see 1000 kilo, siis maksimaalselt 1000 kilo fossiilse kütusega autodel on maksu all. Mis selle täismassi koha pealt veel on üks teema, millest alguses räägiti, oli just see, et kes sõidavad suure täismassiga autodega, on siis okei, et kui sul on see Land Cruiser, et see on tegelikult enamik. Ja siis teine pool on see, et kellel on paljulapselised pered, kellel tegelikult ongi selline 7-kohaline suurem auto, mis tegelikult ei pruugi üldse olla nii väga võimas. Ühesõnaga, see tegelikult väristab selle kohad, et erandid, et neid võetakse ühtemoodi sisuliselt maksu järgi. No võt, see küsimus on meil ka ja üks paljulapseline pereema tuligi välja mõttega, et algselt oli plaan tegelikult maksustada vähemalt aastamaksu siis teha kilovattide põhjal, mootorivõimsuse põhjal, kuna seal on see probleem, et kuna aastamaksu peavad maksma kõik autod, eks ole, sõltumata vanusest ja väga palju on selliseid autosid, kellel ei olegi seda CO2 näitu ja see on veel omaette teema, et kuidas see siis neile leida, et selle alusel ka maksustada neid. Et oleks siis võtnud kilovati istekohtade suhtes. Aga tõsi, nagu öeldud, siis on need samad Volkswagen Charanid, sellised suuremad pereautod on 7-kohalised, aga samas ka, kui vaatasin eile auto 24-st, siis ja reastasin hinna kahanemise järgi, siis 7-kohalised autod, mis seal müügis olid, siis kallimad hakkasid pihta 200 000 alt. Nii et jah, seda kaudu me nagu, seetõttu me siis ikkagi sellest loobusime. Ja nagu mitme teisegi nagu puudutatud huvigrupi osas ikkagi automaks neid erinevaid probleeme nagu ei jõua lahendada, et see automaks tasub hoida võimalikult selge ja lihtne
ja siis, kui vaja, erinevate gruppidega ja tegeleda siis teiste poliitikatega. Et ühesõnaga, see on ikkagi kuskil taustal, et mingid erisused võivad tulla, mida on nüüd siis meil aasta ja 2 kuud aega tegeleda. Just seal üks lühikene loetelu, tähendab Inva või ratastooli reisi ja veoks siis spetsiaalselt ümber ehitatud autod on sellest maksust vabad ja seal on mingi loetelu veel, mis on praegu vabad, aga tõsi, et siis Sotsiaalministeerium tegeleb sellega, et kuidas siis veel aidata neid sihtrühmi, kes autot hädapärast vajavad. Nende Inva-autode juurde me tegelikult tahtsime ka jõuda, et seal oli see küsimus just, et kuidas seda vaadatakse, et see tähendab siis seda, et mis on ümber ehitatud autod. Just, et ei piisa sellest, et omanikul on see kaart, mis panna armatuurlauale parkimisplatsi. Korra tahtsin veel tegelikult, enne kui me edasi detailidesse läheme ühe laiema teema ka veel tuua, et lihtsalt, et kas ma saan õigesti aru, et tegelikult see raha, mis automaksuga kogutakse, et sellel tegelikult silti peal ei ole. Et see on nüüd automaksust saadud raha ja selle kuskil sihtotstarbeliselt läheb, ütleme, ma ei tea, kas keskkonnahoiuks istutatakse puid või siis maantee korras hoiuks või lihtsalt see on selline lihtsalt raha. Jah, nii see on ja see üldiselt on heas kooskõlas maksustamise heade põhimõtetega, et kui riigil on maksutulu juurde vaja, siis ta vaatab otsa oma maksusüsteemile ja siis vaatab, et kust seda maksu tähendavalt võtta ja kui tal on mingid plaanid kuhugi kulutada, siis need on peavad olema sõltumatud sellest, kust see raha tuleb. Et riigikassas ikkagi kõik riigi tulud lähevad ühte kohta ja siis kulupoliitikad dikteerivad selle, et kuhu see raha läheb. Räägime korra sellest maksustamise korrast veel, sest siin on tegelikult neid küsimusi veel, et maks hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2025, aga seda tegelikult päriselt maksta tuleb 2025 sügisel. Jah, see maksustamise hetk on 1. jaanuar, siis Maksuamet vaatab, et kellel mis autod arvel on, saadab, kas see oli 15. veebruariks välja maksuteate, umbes nii nagu maamaksu puhulgi, kogu selle aasta peale, eelduslikult siis kogu aasta peale korraga ja 1. oktoobriks on siis vaja see maks ära tasud. Seda ei saa ajatada, aga samas on ikkagi 9 kuud. Saab jupikaupa maksta? Ei saa. 9 kuud aega seda raha koguda, kui vaja. Aga mis saab siis, kui auto vahetab vahepeal omanikku, et see maksukohustus jääb ikkagi sellele inimesele, kes oli 1. jaanuaril selle auto omanik? Jah, tema saab selle maksukohustuse endale tasumise tähtaja ja kui ta müüb selle auto siis poole aasta peal maha, siis on see ostja ja müüja vahelise kokkuleppe küsimus, mis kajastub see auto hinnas, et kes kui palju sellest selge, ühesõnaga võetakse ette, et see 1. jaanuar, mis sinu nimel autod on ja see, mis ülejäänud aasta jooksul tegelikult toimub, see ei oma mingit tegelikku tähendust, kui seal mingid kokkulepped on ostja-müüja vahel, siis need on nende vahelised kokkulepped, loeb ainult see, et kelle nimel on 1. jaanuaril auto. Jah, praegu nende olemasolevate autodega on selline plaan, aga siis nende autodega, mis ostetakse keset aastat, on jällegi teine plaan, et kui sa ostad näiteks auto 2. jaanuaril, siis alates 3. jaanuarist hakkab kehtima sulle see nii palju siis või nii palju, kui sul aasta lõpuni on neid päevi jäänud, ostuhetkest selle peale siis kirjutatakse välja see maksukohustuse teade ja siis on veel mingisugune erinevus selles, et kas sa ostad selle auto enne jaanipäeva enne 1. juulit või pärast, et kui pärast, siis kui osta 1. poolaasta sees, siis see maksukohustus on ikkagi 1. oktoobril ära tasuda aasta lõpuni ja kui aasta lõpus ostetakse auto, siis see on järgmise aasta kas 1. märts või midagi sellist. Huvitav, kas siis hakatakse aasta lõpp saavad olema sellised ajad, kus autosid proovitakse väga palju maha müüa, et on nagu põhjus oma vana auto maha müüa, et kui mõtled, aga samas uue vana auto puhul on juba maksukohustus tekkinud ja see on nagu ära klaaritud. See on järgmiseks aastaks ei tekiks. Aga siis ostad võib-olla uue auto asemel, siis tekib muidugi uuega tekib see kohustus. Okei, sellega me saime nüüd edasi, mis järgmine küsimus tekkis, oli see üks on aastamaks, aga teine on see registreerimismaks ja
kuhu nüüd aastast 2025 see, ütleme, ma lähen poodi uut autot ostma või platsile, et kas see maks tuleb kuidagi täiesti eraldi auto hinnast või kui mulle pannakse kõik see asi liisingusse, et automüüja, auto maksab 40 000, registreerimistasu on 5 000 ja mina saan 45 000 eurose liisi, sinna tuleb siis ju veel maks otsa. Või kuhu see, käibemaks. Et kuhu see automaks pannakse registreerimise korral? Põhimõtteliselt ei see aastamaks ega ka registreerimismaks ei lähe käibemaksu alla enam eraldi. Okay. Üldine nagu reegel on see. No, ma arvan, et kuidas see maks seal nagu auto hinnas ilmneb, võite vaadata, kuidas soomlased oma autode hindu reklaamivad, eks ole. Et seal on verod on hinda, maksuvaba hind, siis on verolline hinda, maksudega hind ja sealt vahepeal on siis automaks, eks ole. Ja siis on veel neil ütleme, firma autode jaoks siis maksustamisväärtus, mis läheb selle, kes selle autoga siis firmas sõidab, tema maksustatava tulu sisse ja maksumäära arvestusse. Nii et ma arvan, et automüüjad selle kuidagimoodi oma hinnakirjades siis välja toovad. Ja ilmselt siis ma kujutan ette, et kui ma võtan näiteks, lähen liisingust, võtan auto juriidiliselt kuulub sellele liisingule, liisinguandjale, et siis ilmselt siis on seal liisingulepingutesse tuleb mingi punkt, et ka nii-öelda see liisinguvõtja maksab selle auto maksu ära, et seda ei hakka Swedbank minu eest maksma, ma kardan. Oktoobrikuu makse tuleb päris kallis. Või tegelikult ilmselt siis just liisingu puhul on võimalik see ära jaotada aasta peale. Aga siin tekkis küsimus, võib-olla mis mul nagu jäi nüüd segaseks, et registreerimismaks tuleb samamoodi ära maksta oktoobris või registreerimise hetkel? Registreerimismaks on, ja see nüüd ristiti registreerimistasuks, kui aastamaksu korjab ja administreerib Maksuamet, siis registreerimistasuga tegeleb Transpordiamet. Et siis kui liiklusregistrisse see riiki toodud auto sealt arvele võetakse, siis sellega seoses tekib ka see maksukohustus. Kas praegu on meil seal riigilõivud? Kas need kaovad ära, lähevad sinna sisse või tulevad need koos? Jah, see võib-olla ei olegi veel päris niimoodi selge, et mis sellest riigilõivust saab. Mõnes mõttes see on topelt maksustamine tegelikult. Just, et kas need ühendatakse või ma ei oska praegu öelda, mul on tunne, et see, ma nüüd ei ole jurist ja ei ole oma käega seda seadust kirjutanud, aga seda vist see seadus praegu seaduseelnõu ei käsitle. Minul on küsimus, et kui seda välja töötati, et millised eksperdid olid või kes olid sinna kaasatud? Et just, et kui me vaatame kogu seda valemit, mis mõjub sellele aastale, heitmetele, et natuke mul on siin tehtud tohutu tabel juba paljude autodega, natuke hakkab nii tunduma, et kõige soodsam või rahaliselt mõistlikum on osta natuke vanem diiselauto kasutatuna, mis kuidagi ei käi jälle rohe-eesmärkidega kokku. No siin on nüüd palju küsimusi. Ühesõnaga alustame sellest, et kes selle kokku panid? Tähendab, meil Rahandusministeeriumis oli üks 4 töötajaga niisugune tuumikrühm, kelle nimed on ka seal seaduseelnõu või seletuskirja all. Aga alates juba kevadest tegelikult me kohtusime korduvalt väga erinevate osapooltega, alates seal Kliimaministeeriumi haldusalast, Transpordiamet ja Keskkonnauuringute Keskus ja liisingfirmade esindajad, liisingliit ja autokindlustajad ja Majandusministeeriumi eksperdid ja veel kedagi ilmselt. Amtel oli ka esindatud. Amtel on ka ühel koosolekul vähemalt olnud ja nendelt kõigilt see väljatöötamiskavatsus, mis suve alguses välja tuli, sellele anti tugevasti tagasisidet. Et selles mõttes me oleme nagu arutanud neid teemasid paljudega. Samas see viimane ots nüüd ikkagi see viimistleti koos koalitsioonipoliitikutega. Nii et koalitsioonierakondadel oli siin sõnaõigust ja väliseid eksperte nii-öelda otseselt ei kaasatud. Aga jah, siis siin oli küsimus nüüd selles, et millist autot on mõistlik riiki tuua. Siin nüüd see suur konflikt või niisugune kerge konflikt ikkagi on, et kas kui tegemist oleks puhtalt keskkonnamaksuga, siis me võiks
unustada kõik muu, unustada inimeste maksevõime, tulujaotuse ja maksustada ainult näiteks seda CO2, mis on tehnilises passis kirjas, elektriautod, ma ei tea, nullmaksuga, kui me arvame, et nende jalajälg on lõpmatult väiksem kui selle fossiilkütusega autol, eks ole. Ja tegelikult siin võib võrdluse tuua, eks ole, näiteks alkoholiaktsiisiga, mille puhul me ka ju ei räägi alkohooliku maksevõimest. Aga teine ikkagi, ja nii nagu iga maksu puhul on ju nii, et oluline maksu eesmärk on täita riigikassat ja seda ei pea üldse ju häbenema. Ja praegu on see eriti aktuaalne, aktuaalsem kui kunagi varem vist Eesti Norra riigi ajaloos. Ja seal on juba teised põhimõtted. Seal eelkõige tuleks lähtuda ikkagi maksevõimest, seda kaudu siis nagu või maksevõimest õigluse nimel, majanduslikust efektiivsusest ja veel võib-olla millestki. Ja need sõltuvalt sellest, kas me seame esikohale riigieelarve täitmise või keskkonnaeesmärgid, seal on nagu konfliktid sees. Neid ei ole lihtne välja töötada ühte sellist lahendust, mis rahuldaks nagu mõlemad. Et tänu sellele tekivad sellised natuke mõnes kohas sellised anomaaliad, et see vana diisel võib olla päris odav. Just, sest väga palju oli siin ju kära, eks ole, nende vaeste maainimeste nimel ja tõsi ta on, et jah, sõltumata sellest, kas inimene elab maal või linnas, et kõik ei jõua osta endale uut elektriautot, ei nüüd ega ka 10 aasta pärast ilmselt, kui just ei toimu mingit väga suurt revolutsiooni seal elektriautode maailmas. Nii et see valus komponent, mis nüüd siis hakkab 5. aastast vähendama maksukohustust, töötab siis nagu sihib seda autoomanike maksevõimet natukene, aga tõsi, ta läheb konflikti mingil määral keskkonna eesmärkidega, sest vanemad autod on saastavamad paratamatult. Võtame selle teema nüüd, et kas kogu see maksustamine võib hakata nüüd tegelikult teistpidi mingeid skeeme kaasa tooma, et siiani autodega üks skeem, mida kasutatakse nii-öelda see Tšehhi skeem, kus meil Tšehhi numbrimärkidega autod sõidavad ringi Eestis. Teine asi on vist lühirendi autod, kus on päris palju Läti numbrimärke või Leedu ka, ma ei tea, oskad öelda. Läti on palju. Yeah. Tegelikult Citybil on aeg-ajalt ikka Leedu numbrid ka, jah. Et ühesõnaga jah, et kas äkki ma tahan ka sõita Tšehhi autoga ringi. Lätiga on lihtsam, sa pead ülevaatsel käima. Okei. Aga ühesõnaga, kuidas selle murega tegelete? Jah, tõsi, ei piisa ainult sellest, et vastu võtta see mootorsõiduki maksuseadus, vaid ilmselt tuleb tegeleda ka teiste valdkondadega, võib-olla lihtsalt jõustada juba olemasolevaid seadusi, sest juba praegu, ma nüüd täpselt ei oska tsiteerida, aga enam mingi regulatsioon ette, et 5 päeva jooksul, kui inimene selle mingi autoga Eesti territooriumil sõidab, siis tuleb see arvele võtta liiklusregistris. Nii et nii mõneski punktis ilmselt on juba praegu seadused olemas, lihtsalt tuleb nende täitmisel pöörata rohkem tähelepanu. Aga jah, selge see, et ka need Tšehhi numbriga autod, milledega sõitmine ilmselt ei ole teistmoodi motiveeritud kui kergendamaks oma maksukohustust, et sellega tuleb midagi ette võtta ja sellega võib-olla peaks midagi ette võtma sõltumata sellest mootorsõidukimaksu. See on natukene, mina saan sellest... Ma tahaks natukene sekkuda, et me ei jääksid valet mulje, et me tegime ise loo sellest Tšehhi autode ja seal minu teada ei ole tegelikult nii-öelda, kuidas ma ütlen, Eesti riigil ei jää sealt selles mõttes saamata, et see ei ole sellepärast, et mitte Eesti riigil maksta, vaid Tšehhist saab lihtsalt pidi neid mersusid saama soodsamalt ja kiiremini kätte, see kui see äri käima läks. Aga Eesti registrisse registreerimismaksuga need autod ju ei jõua või jõuavad millega palju hiljem. Seal on point selles, et selleks, et sa sealt neid osta saaks, nad peavad olema seal, mis tehase nõue vähemalt 6 kuud Tšehhi registris. Ja vaikselt, kui nad on see 6 kuud täis saanud, tegelikult on tegemist täisteenusrendiga ja need pärast võetakse Eesti numbrisse. Ega nendega ei jätkata sõitmist. Et siin lihtsalt, et ei jääks muljet nagu, et see Tšehhi skeem on nüüd mingi tohutu viis
Eesti maksudest kuidagi kõrvale hiilida. Et seda ta tegelikult ei ole. Jah, võib-olla küll, ma ei ole sellega väga täpselt kursis, aga sellega tuleb tegeleda, sest sellest võib tekkida selline skeem, kus see motivatsioon... Ja, sest seda on juba esimesest hetkest, kui see ilmus, hakkas pihta seesama, et nüüd viime kõik maksud, sõidavad autodega koos Lätti, mitte ainult viina ostma, vaid autosid ka. Et et ilmselt mingid analüüsid tuleb teha, et kas reaalselt võib see juhtuma hakata. Minu teada Lätis vähemalt auto aastamaks juba kehtib, nii et ilmselt need rendiautod ei ole maksude tõttu. Aga Eesti riigis nad sõidavad muidugi ringi ja Eesti riik sellest muidugi ei saa. No see on ettevõtte on ilmselt Lätis ja siis seda tööauto. Aga siin on muidugi see asi on, et see 5 päeva on nagu see aeg, et küll nagu ennast Eesti registrisse võtta, aga siin on alati see tahtlus, et kas sa nüüd ostidki selle auto endale siia Eestisse või sa siin korraks nüüd sõidad sellega, välismaalased võivad ka Eestisse sõita, 2 nädalat võivad siin ringi sõita, aga neil ei ole seda tahtlust seda autot lõpuks ikkagi siia tuua, et nad sõidavad tagasi, ükskõik kus nad tulid. Jaa. Aga selge on see jah, et on ka vaja teiste seaduste võib-olla täpsustamise ja jõustamisega tegeleda selleks, et see automaksutulu ikkagi kätte saada, nii nagu on plaanitud. Nii, räägime veel sellest, et tegelikult, et mis sõidukeid see tegelikult üldse puudutab, see puudutab mootorrattaid, see puudutab sõiduautosid, see puudutab ATV-sid. Ja N1 kategooria siis tarbesõidukeid, mis on maksus... kuni 3500 kilo, et sealt edasi ju ei... N1 ongi vist definitsiooni järgi kuni 3500. Jah, just. Ja keda ei maksustata, oli siis politsei, mingid mingid alarm, erisõidukid, see loetelu on niisugune täiesti arusaadav ja kiirabi ka. Kiirabi ka, jah, kuigi sellel nüüd ei ole väga palju niisugust fiskaalset tähtsust sellepärast, et need kuuluvad kõik riigile ja kas nüüd riik tõstab siis ühtemoodi või teistmoodi oma raha ühest taskust teise, et see ei ole nagu, see on natuke nagu pseudo teema. Seal meil üks kolleeg tõi välja, et need kiirabifirmad, kes tegelevad erafirmadena, aga ma eeldan, et see ilmselt läheb siis nende erisuste, kui nüüd hakatakse rääkima seal erinevate ministeeriumitega, et kas teha suurperedele erisusi, et ma eeldan, et küllap need kiirabifirmad suudavad ka ennast sinna jala ukse vahele saada. No jah, see on riigi raha liigutamine ühest taskust teise kokku. Alarmsõidukid ikkagi, kiirabid peaksid olema väljas, see loetelu on siin seaduses konkreetselt olemas. Kas juba, ma saan aru, et laua taga Amtel ja kõik käisid, aga tehakse ka nagu analüüse või kuidas te kujutate, mis järgmine aasta hakkab Eesti autoturul toimuma? Kas hakatakse tooma tohutult sisse autosid? Et kas keegi kas kõik uued autod ostetakse ära ja mis teevad need vaesed inimesed, kes avastasid täiesti heatahtlikult, nad ei ole kunagi ostnud omale mingit 6-liitrist ameeriklast, vaid sõidavad tavalise Hondaga, aga avastavad, nüüd on maks 450 € aastas, aga kes neilt selle nüüd ära ostab? Ja ma arvan, et seda kõike nüüd lähimatel päevadel ja nädalatel avastatakse ja kui need avastused ja sealt sündivad niisugused motivatsiooniskeemid on väga jõulised, siis võib-olla tuleb otsa vaadata ka selle maksu praegu välja pakutud parameetritele. Et eesmärk ei ole ikkagi saavutada seda, et mingid autod Eesti maa pealt läheksid kuhugi mujale, kui nende elukaar ei ole läbi, sest see ei ole ka kindlasti mitte roheline tegevus, et ei ole vahet, kas see auto tossutab siis 10-20 aastat vana auto Eestis, Soomes või Venemaal. See ei ole eesmärk ei ole ka või ei tohi olla see, et nüüd mingi maksuga väga jõuliselt nihutatakse ümber inimeste vahelist nagu varalist seisu, et mingid autod muutuvad suhteliselt kallimaks, teised suhteliselt odavamaks ja mingid autod kindlasti muutuvad odavamaks. See natuke ongi, see on see mingi see aasta käik, mis jäi 2010-2020 vahel, kus olid need, kõik need 2-liitrised Toyota RAV4, mis ei ole hübriidid, kõik need Toyota või Honda CR-V-d, mis on täiesti mõistlikud, inimesed on nad ostnud toona nagu soodsalt, heas usus, ma ei ole mingi autohull, eks ju, aga kuna nende see CO2 ja massi mõõde on päris suur, siis on nad nüüd nagu selles mõttes kahvlis, et ei taha ju nii palju maksta, sest ma ostsin soodsa auto. See on tõsi ja siin on ka nüüd kompromissi koht, et kui palju, nagu ma ütlesin enne, et see aastamaks on umbes natukene vähem kui 10% registreerimismaksust,
siis registreerimise maksuga on ju niimoodi, et selle põhimõtteliselt võib teha millise iganes, ja inimene siis sellest maksust lähtuvalt teeb oma tulevikuvaliku auto suhtes. Kui me räägime juba ostetud autodest, siis ikkagi maksu nüüd ei ole õige loomulikult karistuseks nimetada, aga nii-öelda väga kõrge maksuga maksustada autosid, mis on ostetud 5 aastat tagasi, kui automaksust vähemalt ei olnud juttu või ei olnud reaalset perspektiivi, et see kehtima hakkaks, et seal tekib nüüd probleem, jah. Nii et seal on teoreetiline, ma saan aru, et ei saa seda kindlasti öelda, aga teoreetiline võimalus, et veel timmitakse seda valemit niimoodi, kui avastatakse, et tegelikult saab pihta mingi suur grupp inimesi, kes põhimõtteliselt ei ole otseselt süüdi mitte milleski. Jah, ma arvan, et seda nagu laiade autoomanike masside tagasisidet nüüd ongi vaja saada ja seda tunnetust, et mis siis nagu on poliitiliselt realistlik ja mis ei ole. Et võib-olla jah, seda suurt pilti ei ole siiamaani, kui suhteliselt suure kiiruga on seda tehtud, ei ole vaadatud ja erinevate nurkade alt, nagu iga üksik autoomanik seda vaatab, ei ole osatud vaadata. Et mis nagu minu meelest nagu kõlama on jäänud kõige suurem kriitika selle eelnõu suhtes praegu on ikkagi see kõrge registreerimistasu, et üldiselt ütleme, et mina vaatan enda autot ka, et 200 eurot tundub mõistlik ja okei, natuke peale. Aga see registreerimistasud, et kui sa siin vaatasid, et palju selle Subaru Outbacki uue registreerimistasu on? 5500 eurot. Palju see uuena maksab selle normaalne? 35-40. Ja, sa paned selle 5000 juurde ja tegelikult, kui sa nüüd mõtleksid, kui sul on tegelikult, mis on nagu ühes mõttes selle eelnõu eesmärk on see, et sel hetkel, kui ma nüüd valin seda, kas võtta see Outback, selline mitte liiga suur, aga parajalt suur, ja võtta selle asemel elektriauto, siis see hinnakäärid sellise elektriauto pluss Outback koos selle aasta registreerimismaksuga, see Outback jääb ikkagi väga palju odavamaks. Tegelikult see mure ei ole siin isegi mitte nagu see kõrge registreerimistasu, vaid elektriautode väga kõrged hinnad. Jah, see on paratamatu, et eriti pikema sõidu ulatusega elektriautod on ikkagi väga kättesaamatud. No selles mõttes võib-olla Subaru ei olnud hea näides, Subaru meeldib, aga nad on natuke oma selle mootoritehnoloogiaga jäänud laisaks, et neil on seal küll see mild hübriid vahel, aga lihtsalt, et kuulajale oleme siin arvutanud, et see Eesti kõige populaarsem auto, Toyota RAV4 hübriidversioonina, siis registreerimismaks on umbes 2000-2200, olenevalt seal versioonist. Ja näiteks Škoda Octavia võtsin see 1,5 mild hübriid universaal, mina sain kalkulaatorist 1600 eurot. Nii et selles mõttes kõikide autode, et ei jääks kõlama nüüd, et selline tavaline auto nagu Subaru Outback hakkabki maksma 5500, et seal on muud põhjused. Aga kõrge on ta, ei teagi. Aga üks kommentaar veel siin, kui oli juttu nendest 10 aastat vanadest RAV4-dest, et tegelikult nende linnamaasturid ongi see probleem, mida ka siis praegu välja pakutud. Tegelikult ma pean nõus olema. See pole Eesti probleem muidugi, vaid see on globaalne probleem, et autotootjad on sinna segmenti tublisti panustanud viimastel, ma ei tea, 20 aastal vähemalt, mis ei ole mis on olnud keskkonna vaenulik, mis ei ole, linnasõiduks ei ole sellist suurt rasket, kõrget autot tegelikult ju vaja enamasti, eks ole. Ja siis on see, et kuidas me siis nüüd maksupoliitikaga selliste autode ostjaid, kui selliseid autosid on pakutud ja nende reklaami ei ole kuidagimoodi piiratud, et mis me siis nendega teeme. See on natuke jah, et inimene, ostja on läinud selle turusituatsiooniga kaasa ja keegi ei osanud ju kartagi, et üks hetk tullakse öeldakse, et nüüd on selline lugu. Tuleb ka maksu väljatöötamisel muidugi arvestada seda reaalset elu, mida me aega tagasi ei keera. Siin on huvitav tegelikult näha, et mis siis tegelikult 2025 selles mitte ainult juhtuma hakkab uute autode müügis, vaid ka see, et tegelikult, et mis tüüpi autosid need automüüjad ise hakkavad pakkuma, et kas see muudab
seda nende valikut, mida nad tahavad sulle nii-öelda esimesena müüa. Täna on jah selge see, et nad tahavad sulle esimesena seda linnamaasturit müüa, et kas see muutub. Mõnes mõttes on kahju, et Eesti liiga väike, et kuskil globaalselt selle peale, meie maksu peale midagi kuskil juhtuma ei hakka, aga need edasimüüjad saavad ju ikkagi mingil määral valida, et mida nad täpselt siin meile pakuvad, et kas see valik nagu muutub. Ma tegin siin natuke paanikat, ma praegult siin kiirelt lõin sisse 2012 aasta Toyota RAV4 2-liitrine, mitte hübriid. Ei olnudki 145 oli ainult aastamaks. Et polegi väga. No seal on see vanuse komponent tuleb ja, sisse tuleb, nii tugevalt. No panin 2016, siis on 275. No jah, ühesõnaga seal on see vanuse komponendi mõju väga tugev. Ja 10 aastat RAV4, see veel sõidab täitsa hästi ju. Muidugi. Nii. Ka nendel autodel tuleb lasti lõpuni sõit. Ja, see on see, positiivsena ma tooksin välja seda, ma loodan, et nüüd maksu koostajad, poliitikud, siis ma mõtlen, ei kuula seda, et see, mis paljudel nagu hobiauto omanikel oli see mure, et mul on garaažis seal 84. aasta BEM-i, eks ju, et issand jumal, mis nüüd saab, et enamik selliseid on nüüd siis aastamaksuga 50. Lihtsalt, et see vanuse komponent nullib kõik, mis muidugi on hästi, teeb kummalise olukorra, kus 2004 aasta Porsche Cayenne Turbo, see ei ole hobiauto, aga see on niisugune, ütleme, auto, mida võib-olla ei ole päriselt inimesel nii väga vaja. Aastamaks oli vist 50 eurot ja 2005 aasta Porsche Cayenne Turbo oli juba seal, räägime registreerimistasust, oli 300 oleks olnud 2004 aasta Cayenne ja 3300 oleks 2005 aasta. Et see piir on seal, nii järsult on see müür seal. See vanus kompensatsiooni nagu regressioon või progressioon, et see põhimõtteliselt ta võiks olla sujuvam, jah, aga seda keerulisemaks läheb selle kommunikeerimine, arvutamise. Ja kui nüüd keegi ei ole seda PDF-i või seadust ja mõtleb seal kodus nendele romuautodele, siis ma täpsustan, et see romuautode, see on see, et kui inimesel seda reaalselt seda autot ei ole, et ei saa seda arvelt maha võtta, neid oli päris palju Eestis, siis nende maksustamine lükkub aastast 2026 ja selle ajaga on siis riigil aega nüüd siis peaaegu 2 aastat, üle 2 aasta välja töötada see meetod, kuidas saada arvelt maha sõidukit, mida enam ei ole olemas. Üks teine asi sellega seoses ka veel, et mis vist on, vähemalt minul ei olnud küll segaseks, on see, et mis ilmselt siin kehtib see liikluskindlustuse loogika, et kui sa auto võtad registrist maha, peatad selle registri kande, siis sa liikluskindlustust maksma ei pea. Mis juhtub automaksuga, kui ma võtan selle registrist maha? Jah, sellega on nüüd, sel teemal on väga palju diskussiooni olnud, erinevaid arvamusi, praegu ta vist sai sisse niimoodi, et ikkagi maksukohustus säilib, aga ilmselt see saab olema üks oluline niisugune diskussiooni koht. Et kui ikkagi mis iganes põhjustel, objektiivsetel põhjustel, ütleme selle autoga ei sõideta, siis võib olla ka põhjendatud selle peatamine. Sõnastame kas või niiviisi, et kui see auto on 4 kuud remondis näiteks või sa peatad selle kande, et sa ei maksa, ma ei tea, kaskot ja liikluskindlustust ja võtad kõik need maha, et sul üks kulu ikkagi jääb, on ju, ühtepidi jah, see antud hetkel nagu keskkonnale, ütleme, et see koormust ei tekita, aga jah, et kas see nagu vabastab sellest, kui ta 1. jaanuaril oli sul nimel ja kuidas see kõik seal taga hakkab käima? Nojah, siin peab kõrval vaatama ka seda, et kui suur on see, ütleme see aastamaks siis jaotatuna kuude peale võrreldes selle auto ülalpidamiskuludega kuus, eks ole. Et tegelikult enamus autode puhul ikkagi paak bensiini juba maksab teinekord peaaegu aastamaksu, eks ole. Jah, nendest populaarsetest 50 autot, mis mul nimekirjas on, siis ükski lõpuks ei üle. Kõige suurem on sinna 900, siis on juba järgmine on 700 ja selline esimene top 25 on tegelikult kõik alla 200 euro aastamaks. Kui seda Transpordiameti registrit vaadata ja see on avaandmete kaudu nagu kenasti olemas kõigile, kõik need 700 000 MN kategooria masinat, et siis sealt võib leida muidugi selliseid eksemplare, kus ja praegu ei ole ei aastamaksul ega registreerimistasul ei ole ülempiiri. See on ka sellest on ka
on olnud nagu nii ja naa neid seisukohti, et kas peaks mingi mõistlik ülempiir olema. Et sealt leiab muidugi väga kõrge registreerimise aastamaksuga isendeid, seal võib olla ka neid probleeme, et see register ei ole päris nagu korrektne, et seal mõne ja siis on see, et kui mingitel natukene vanematel autodel ei ole seda CO2 näitu, siis selle imputeerimine või leidmine mingite kaudse meetodiga võib anda niisuguse natukene liiga suure tulemuse. Jah, seal on neid ilmselt küsimärke tekib, kuigi mina ei ole suutnud veel nagu ühtegi ülikõrge sellise, täiesti nagu arusaamatult kõrge selle aastamaksuga autot veel kalkulaatorist läbi lasta. Proovisin ka siin 2016 aasta Lamborghini Aventador, tuli minul näiteks 940. Ma arvan, et omanikud elavad üle. See on see Code Labi omaga. Okay, et tundub nagu vale. Ei oska peast öelda, aga jah. Võiks olla kõrgem, kõlab niiviisi. No. Ei, seal ikkagi tegelikult, kui ma nüüd meenutan, siis CO2 üle 1000 euro, 2000 euro alla ikkagi üksikud paremate modelite aastamaksud läksid küll. Selge, vaatan üle, kas proovin võib-olla mõnda teist kalkulaatorit ka. Lage seal nagu praegu peal ei ole. Ja. Soomlastel on lagi peal sisuliselt niimoodi, et Soome, see oli või oleks põhimõtteliselt üks oluline valiku koht, et kas maksustada auto turuhinna järgi, väärtuse järgi või praegu me seda ei tee, eks ole. Et soomlased maksustavad seda registreerimismaksu ikkagi või selle arvutavad auto turuhinna põhjal, nii uutel kui ka kasutatuna maale toodutel. Ja siis see maksumäär kujuneb CO2 emissiooni põhjal. Maksumäär läheb kuni 50%-ni, mis on seal 400 grammi juures kilomeetri kohta. Ja see 50% siis rakendub auto turuhinnale, mis tähendab seda, et see automaks üle poole auto turuhinnast koos maksuga ei saa kunagi olla. Et hea näide on ka eestlaste natukene lemmikauto Mercedes-Benz AMG G63, mis maksab meil odavamad modelid poes 200 000 eurot. Ja. Soomes maksab see 400 000 eurot, et pool sellest rahast läheb Mercedes-Benzile ja pool läheb Soome riigikassasse. Ja kui nüüd ütleme selline auto tuuakse Soome, ma ei tea, 10 aastat, 20 aastat vanana, siis tema turuväärtus on amortiseerunud ja samas proportsioonis väheneb ka see automaks, kuigi see maksumäär on ikka võib-olla 50%, kuna tal CO2 emissioon on nii kõrge, aga seda rakendatakse siis, ma ei tea, mõnel 10 000 eurole. Kuidas seda seadust praegu disainitakse sellises võtmes, et ütleme, et aastal 2027 vist, kui me eksi, on meil uued Riigikogu valimised, et kui nüüd tuleb mõni erakond, mis ütleb, et kaotame selle üldse ära, teeme poole odavamaks või siis üldsegi keegi tahab seda maksu tõsta või see võib juhtuda ka siin valimiste vahelisel ajal see, et valitsus muutub, et kuidas see protsess käib või kui lihtne see oleks? Ega nii nagu kõikide seadustega, aga maksuseaduseid on ju võimalik Riigikogus muuta ja maksumäärad, ma arvan, et raske öelda, aga et niisuguse uue maksu puhul ette on raske aimata, kuidas see täpselt töötab. Et ma arvan, et see ei ole välistatud ja see on ka ilmselt mõistlik ja põhjendatud, kui neid määrasid vaadatakse üle, sõltuvalt siis sellest, et kuidas turg on reageerinud. Jah. See on pereseadusega seal jah tehti ju kohe ümber, et kui siin... Aga siis veel kommentaariks võib-olla, et kuna ikkagi sellest loodab riik saada 200 miljonit eurot aastas vähemalt tulu, siis sellest nagu niisugune kergekäeline loobumine lihtsalt ei ole ka reaalselt võimalik, et siis tuleb seda tulu otsida kuskilt mujalt ja see on keeruline. Ma ei tea, mul on vist nimekiri läbi käidud, et kuna tegemist on nagu eelnõu tasandil ikkagi asjaga suhteliselt juba konkreetse, aga siiski, et siis siin väga, väga peenete nüanssidega hakata siin inimest kiusama ei ole vist päris aus. Aga ma arvan, et väga paljudele küsimustele vähemalt me ise saime vastuse, loodetavasti ka kuulajad ja suur tänu, Madis Aaben, et valgustasid. Tänan kutsumast. Aitäh! Autotund.
see on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.